Nii, hakkame siis käbedalt peale. Räägime siis riigi tegevusest inseneride järelkasvu tagamisel. Ja see juhtküsimus, mida me oma auditis vaatasime, oli see, kas Inseneriakadeemia aitab kaasa inseneride puuduse leevendamisele ja järelkasvu tagamisele Eestis. Esiteks, ma arvan, et siin viibijaid ja kuulajaid ei ole vaja veenda sellest, et Eesti majanduskasvus on hästi oluline tõsta tootlikkuse taset ja selles on keskne roll inseneridel. Küll aga on probleem selles, et insenere napib ja viide ühele rahvusvahelise uuringule ütleb, et kvalifitseeritud inseneride kättesaadavuse poolest on Eesti Euroopa riikide seas viimasel kohal. Nii et see on see strateegiline probleem, mida Riigikontroll oma töös ka vaatama hakkas. Lihtsalt ääremärkuse korras, et see teema tegelikult oli meie radaril juba enne seda, kui riik käivitas sellise olulise algatuse nagu Inseneriakadeemia. Sellel slaidil nüüd on Inseneriakadeemia olemus välja toodud, et põhimõtteliselt kõike ma ei jõua siin rääkida, et see on aruandes samamoodi joonise ühena kättesaadav, siis ma lihtsalt markeerin ära kõige tähtsam, et mis on Inseneriakadeemia eesmärgid. Lühidalt öeldes on see viia siis valdkonna õppe ja lõpetajate arv vastavusse töö ja vajadusega ja oluline info sellel slaidil on ka see, et kuhu ressursid lähevad. Et kõrgharidusse läheb umbes 58% programmi eelarvest, siis kutseharidus 31% ja üldhuviharidus 11% eelarvest. Sellele lisandub veel väike protsent üks avatud taotlusvoor, kus on nii siis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kui ka inseneeria toetused, et natukene tuleb sellele 37 miljonile juurde. Et oma auditis me tegelikult vaatasime seda, et mis on need riskid, mis on seoses riigi algatatud Inseneriakadeemiaga üleval. Selle raames me uurisime programmi eesmärke tegevusi, et kas need siis lähtuvad sellest eesmärgist tööjõuturu vajadustest ja inseneride puuduse põhjustest, siis uurisime rahastust, programmi elluviimist ja seda, et kas seda seiratakse, juhitakse tulemuslikult, et just pidades silmas seda suurt eesmärki viia tööjõuturu vastavusse siis inseneride pakkumine. Selles valdkonnas on kesksed institutsioonid, Haridus- ja Teadusministeerium ja Harno, nende tegevust me siis auditeerisime, et me ei vaadanud nende partnerorganisatsioonide tegevuste sisse, mida nad Inseneriakadeemia raames ellu viivad ja auditeeritud perioodiks oli aasta 2019–2025, kuigi haridusstatistikat me muidugi vaatasime ka pikemalt kui see ajaaken. Nüüd keskne tähelepanek meie auditis on see või peamine sõnum, et Inseneriakadeemia on oluline vajalik algatus. See võib aidata lühikeses vaates inseneeriaõppesse astujate arvu suurendada ja siin on ka juba statistikas seda märgata. Aga kui me vaatame pikemalt ja mõtleme, et meil on vaja tegelikult püsivat muutust inseneride kättesaadavuses ja olemasolus, siis ei ole praeguse programmi fookuse juures tõenäoline, et suudetakse siis lõpetajate arv vastavusse tööjõuvajadusega viia. Ja põhjus on selles, et programm keskendub peamiselt just haridustee lõpuosale, samas kui järelkasvu nappuse juured kujunevad varem. Ja nüüd ma selgitan natukene lahti, et kust siis selline peamine tähelepanek tuleb. Et eelmisel slaidil just oli juttu sellest, et üld- ja huvihariduses on peamised pudeli kaelad ja kitsaskohad. Ja just Inseneriakadeemia tutvustuse slaidil oli näha, et peamised ressursid lähevad kutsekõrgharidusse ja samal ajal me teame, et loodus- ja täppisteaduste õppe kvaliteet on üldhariduses ebaühtlane, meil napib häid õpetajaid ja ka huvihariduse poole pealt on tehnoloogia huvi kujundamise võimalused piiratud. Kas või juba seetõttu, et viimastel aastatel on ressursid huviharidusse vähenenud just riigi poolt.
Ja seetõttu võibki öelda, et praegusel kujul Inseneriakadeemia tegevused on suunatud rohkem tagajärgede leevendamisele kui siis probleemi algpõhjuste lahendamisele. See väljendub kasvõi selles, et kõrgkoolid praegusel ajal päris palju ressurssi ka sellest samast Inseneriakadeemiast suunavad sellele, et noori järele õpetada, kui nad on inseneritee jalgale võtnud. Et koolides endas on vaja tasandada neid lünki, mis üldharidusest on üles jäänud. Siis teine selline põhimõtteline probleem või risk on see, et nüüd sellist riigi mõttes strateegilist probleemi, et meil on insenere vähe, lahendatakse sellise ajutise iseloomuga programmiga, mis on siis toetatud või rahastatud Euroopa Liidu fondidest. Ja võib öelda, et paljud nendest tegevustest, mida siis Inseneriakadeemia üldse ellu viib, mille raames neid ellu viiakse, on kutse- ja kõrgkoolide sellised tavapärased põhiülesanded. Iseenesest on koolidel väga suur abi sellest programmist. Nad saavad teha neid asju, mida nad võib-olla muidu vähemalt sellises mahus teha ei saaks. Aga probleem siin on see, et see võimekus, mille nüüd see programm annab, võib olla ajutine. Ja küsimus selles, et mis saab pärast, et kui meil on vaja sellist püsivat suurt nihet või muutust, siis selline projektipõhine rahastus seal juhul hingetõmbe annab, aga kas ka süsteemset lahendust, see ongi see risk, millele me tähelepanu pöörame ja juhime oma auditiga. Siis selline natuke korralduslik teema on see, et kui nüüd seda programmi tegema hakati, ei olnud ministeeriumil ka selget ülevaadet, kui palju ja millise profiiliga insenere on vaja. Siin on vaja mõista, et insenerid on väga-väga mitmekesine ala. Et siin me räägime tööstusest, energeetikast, elektriasjandusest ja tööstuses on veel väga palju erinevaid harusid, alates masinatööstusest, lõpetades seal keemia ja muude valdkondadega. Ja insenere on vaja ka kaasaegsetes digitehnoloogiates ja nii edasi, et see tegelikult on väga-väga kirju maastik. Ja tegelikult, kui me ei tea täpselt, et millise profiiliga spetsialiste meil vaja on, siis lihtsalt võivad need ressursid hajuda ja tegelik mõju investeeringutel võib jääda väiksemaks, kui on soovitud. Ja siin on veel üks nüanss, et meil on vaja lisaks inseneridele, kes on kõrgharitud, ka võib-olla tehnoloogia spetsialiste, kes tulevad kutsekoolidest ja seal ongi vaja täpsemalt järgi mõelda, et kuhu oma piiratud ressursid suunata. Ja nüüd siin meie auditi ajal selline plaan ka võeti töökavva, ehk siis sihtasutus Kutsekoda aastaks 2026 sai ülesanne nüüd selline inseneride tööjõuvajaduse analüüs kokku panna. Siis teine selline organisatoorne teema on see, et programmil on mitmeid tegevusnäitajaid. Aga need on üsna kuidas öelda, kergesti saavutatavad. Et see nihe, mis programmi mõjul peaks aastaks 2029 tekkima, ei ole väga suur ja see väljendub nagu selles, et juba pärast esimest tegevusaastat olid mitmed nendest tegevusnäitajatest saavutatud. Nii et tekib küsimus, et mida siis, kuhu veel nagu minna, et kui need mõõdikud ei peegelda siis sellist tegelikkust, siis programmi lõpuks me võime öelda, et programm iseenesest oli väga edukas, sest kõik nagu need tulemusnäitajad on ületatud, aga kas ka siis inseneri puudus, kui selline on lahendatud, et selle koha peal on risk ja küsimärk nagu üleval. Ja teine selline plokk on selle programmi juhtimine, et see algus veidi venis ja juhtimine toona oli veidi konarlik, nüüdseks on palju sellest lahendatud. Aga üks näide sellest on see, et kui loodi päris hea koostööplatvorm erinevate ekspertide ja osapoolte näol, kes suunati programmi juhtnõukokku, siis sellel on selline hea potentsiaal, et mõelda hästi läbi, et mis on siis need hoovad, millega kõige suurem mõju võiks saavutada neid ressursse kasutades. Et praegu oli juhtnõukogu rohkem selline nagu taktikalise planeerimise rollis, kui sellist suurt pilti
analüüsiv ja suunav või nõustav siis organ. Ja soovitustest, et peegelpilt jälle nendest tähelepanekutest, et meie arvates on oluline, et Haridus- ja Teadusministeerium mõtleks ka inseneriakadeemiast kaugemale edasi ja jõulisemalt hakkaks tegelema reaalainete ja loodusainete õpetamise kvaliteediga üldhariduses ja mitte ainult, vaid ka huviharidus on ikkagi kriitilise tähtsusega selleks, et meil oleks ühel hetkel need noored, kellel on huvi inseneeria valdkonna vastu ja soovivad astuda neid erialasid ülikooli õppima. Siis soovitame luua täpsem raamistik siis selleks, et me teaksime, et kuhu siis need ressursid suunata, et mis on need valdkonnad, mis on kõige kriitilisemad tööjõuvajaduse mõttes, kuhu siis oma koolituse ressursid suunata ja tõesti panna paika see, et mis on kõige kriitilisem. Ja lõpuks Haridus- ja Teadusministeeriumile soovitame ka mõelda läbi see, et mis saab pärast inseneriakadeemia lõppu. Sellel võiks juba praegu mõtlema hakata, sest aasta 2029 ei ole kaugel ja just nimelt nende nihete või siis nende strateegiliste valikute juures on vaja juba võib-olla praegu hakata aegsasti mõtlema sellele, et kuhu siis tulevikus see ressurss panna. Et oleks ka mingi kindlus nendel osapooltel, et see hea algatus, mis praegu on olemas, jääks ajutiseks. Ja arenguruumi on ka veel selle programmi organiseerimisel või juhtimisel. Et selle teemaga Harno on ka juba tegelenud ja tegeleb edasi. Siin praegu just tehakse ka, ma arvan, aasta 2025 tegevuste elluviimise kokkuvõtteid ja praegu mõnes mõttes see programm ka kriitilises seisus selles mõttes, et kas jõutakse kõik plaanitud tegevused nüüd sellel rahastamisperioodil ellu viia, et võib-olla asjaosalid ise saavad ka kommenteerida, et kuidas siis aastal 2025 läks. Aga praegu on see koht, kus tegelikult on hea algatus ja see tuleb niimoodi ära organiseerida, et need mõjud saavutada. Et võtan omalt poolt kokku ja võiks küsimuste ja kommentaaride poole liikuda. Aitäh! Aitäh ja ma annaks sõna härra Tiit Landile, et härra rektor, kuidas teile tundub see audit, teie kui siis insenerihariduse raskuskeskme juht? Mikrofon on nüüd sees. Jah, kõigepealt ma soovin tänada või tunnustada, et selline audit läbi viidi, et Tehnikaülikool on inseneriakadeemia üks partneritest, üks oluline partner, mis just tegelebki siis selle ütleme see viimase otsa nimetamist probleemiga või praegu tagajärgedega, nagu ka auditist välja tuli, et ma ka ühinen, olen varem öelnud ja ütlen veel kord, et ma ühinen ka selle arvamusega, et Eesti majanduskasv on suuresti kinni meie madala võib-olla on natuke liialt öeldud, aga tagasihoidliku tööjõu tootlikkuse taga, et meil on tööjõu tootlikkus on täna Euroopa Liidu keskmisest 77% ja see on olnud languses, viimased 4 aastat 84 pealt on langenud, 5 aastat tagasi on langenud tänaseks 77 peale. Meie riiklike strateegiate eesmärk on 110% Euroopa Liidu keskmisest, et kuidas me sinna poole liigume, kindlasti inseneeria kui valdkond ja laiemalt on see väga lai valdkond, see ei ole täna ainult, me ei mõtle ainult klassikalisi insenere, keda me oleme harjunud mõtlema, võib-olla ehitusinsenere, mehaanikainsenere, täna tuleb väga tugevalt siis IT, nagu mainiti. Teame, et ka Tehnikaülikool teab, et tarkvarainseneride järgi on väga suur puudus ja me tegelikult ka tulevikus ei tea ka täna, keda täpselt on vaja selles mõttes. Ja selles kontekstis on natuke ka neid OSKA raporteid, mida koostas, mis on väga-väga vajalikud ja väga-väga kasulikud. Aga tuleb võtta teatud reservatsiooniga, et me täna ei oska ennustada, aga keda meil on vaja või 5 või 10 aasta pärast või isegi tehisaru arengu puhul me räägime täna, et olukord muutub mitte 3 aasta, vaid 3 kuuga. Aga nüüd tulles selle auditi juurde, et Tehnikaülikool ja mina ka isiklikult nõustun nende suures osas nende esitatud tähelepanekute ja ettepanekutega. Ma kirjutasin ka, ise avaldasin ERR-is arvamusloo paar päeva pärast selle auditi avalikustamist, kus ma ka tõin välja seisukohad, mida Tehnikaülikooli poolt näeme, et täna me tõepoolest tegeleme tagajärgedega, ülikoolid tegelevad tagajärgedega
Küll aga tuleb seda öelda, et see programm on kindlasti väga vajalik ka sellisel kujul, sest kui auditi põhiline järeldus, millega me nõustume, et probleemi juured lähevad palju sügavamale, ehk siis juba üld- ja huviharidusse, siis selge, et sellega tuleb tegeleda. Aga nüüd, kui mõelda, et meil on vaja nii-öelda meie majandust on vaja edasi viia ja täna, kui me hakkame tegelema, me peame tegelema põhi- ja üldhariduse ja kutseharidusega ja kõikide haridusega, üld- ja huviharidusega, me hakkame sellega täna tegelema, siis need tulemused jõuavad ülikoolidesse, no ma ei tea, 5–10 aasta pärast. Me peame kindlasti tegelema edasi ka sellega, mis on ülikoolides ja inseneriakadeemia tõepoolest praegune võib-olla ta oli suunatud just nimelt siis sellele, et ütleme, tegeleda tagajärgedega, parandada, siis suurendada lõpetajate arvu ülikoolides ja teistes rakenduskõrgkoolides, samuti kutsekoolides, vähendada väljalangevust, see kindlasti tuua rohkem ka tudengeid, tegeleda nendega. Me näeme täna, et ka Tehnikaülikooli astus eelmise õppeaasta alguse 2025. aasta septembris inseneriteaduskonna õppekavadele sisse 33% rohkem tudengeid esmakursuslasi võrreldes eelmise õppeaastaga, eelneva õppeaastaga, samuti ka IT-teaduskonda rohkem sisse astunud. Praegu me tegeleme nendega, täpselt nagu audit toob välja, et nii-öelda aitame järgi ja praegu me näeme ka, et meie väljalangevus on langustrendis, et ta on nüüd ikka suhteliselt kõrge. Et kindlasti see on edasiminek, aga tuleb nõustuda, et siiski laiemalt poliitilise haridusprogrammis tuleb rohkem suunata põhiharidusse. Nüüd, kui natuke lähen siis ülevalt poolt hakkan allapoole minema, et Tehnikaülikooli ja samad inseneeria ja kõik tegelikult õppekavad vajavad matemaatikaoskusi, laia matemaatikaoskusi, kitsa matemaatikaga paraku me näeme, et kitsa matemaatikaga sisseastujad, me täna neid ei võta, aga et neil on väga suured raskused. Kindlasti üks nii-öelda väga oluline teema on ka, millele ma olen ka ja Tehnikaülikool on korduvalt rõhutanud, et on see laia ja kitsa matemaatika. Meil piltlikult öeldes täna tuleb gümnaasiumi lõpetajatest, meil tuleb iga aasta tuleb tuhandeid ja tuhandeid gümnaasiumi lõpetajaid, kellel võib olla probleeme protsentarvutusega. Ma pean silmas, et kitsa matemaatika keskmine hinne on alla positiivse lävendi, alla 50%, kui see 37 ja kandis. Neid on tuhandeid, et ehk siis laia kitsas matemaatika on kindlasti üks pudelikael, aga laia kitsas matemaatika ei ole ka nagu gümnaasiumi probleem, et kui me läheme põhikooli, siis põhikooli lõpetajatest, kus on ühte matemaatika eksam täna, ligi veerand, 24% kukuvad läbi. Et ehk me näeme siin, kui need pudelikaelad on ja omakorda minnes allapoole, isegi veel nende põhikooli algusesse, et sealt need probleemid algavad ja ma ei hakka praegu ka üle kordama neid, mida siis Riigikontrolli audit tõi välja, mis oleksid meetmed. Kindlasti tuleb oluliselt rohkem suunata sinna tegevusi, et teha matemaatika reaalainete õpetamine huvitavamaks. Siin on tegelikult väga palju meetmeid juba ja programme täna käivitatud ka ülikoolide eestvedamisel ja ettevõtjate eestvedamisel. Ja tänaseks olukord võib-olla on natuke paranemas, aga veel kord ma võib-olla ütleksin selle inseneriakadeemia programmi kohta veel lõpetuseks, et kindlasti ei ole lahendus ka praegune programm, see on olnud ainult mõni aasta. See on olnud praegu 4 aastat on see programm kestnud. Meil on teine paralleelne samasugune näide on olemas IT-akadeemiaga, mis algas 2012, kui ma õieti mäletan, igal juhul on selle 10 aasta olnud, täpselt samamoodi oli see alguses oli programm, see on jätkunud ja see on tegelikult olnud väga edukas. Et kindlasti ma arvan, küsimus ei olegi selles, et kas ta on nüüd programm 5-aastane või on ta oleks pigem jätkuv, et millises vormis see jätkub, et see võib-olla polegi oluline, aga ta peab kindlasti jätkuma. Et ja kokkuvõttes nõustume suuresti järeldustega, programm on siiski väga vajalik, on olnud, kindlasti on ka kasulik, aga need probleemide juured on palju sügavamal kui siis nii-öelda viimase aastme haridused, kus spetsialiste koolitatakse. Aitäh!
Aitäh, härra rektor, ja me läheksime siis edasi Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega. Ma ei tea, härra Veintal vist võtab kõigepealt sõna või? Tere hommikust ja suur tänu kõigepealt nende esimeste sõnavõttude eest. Et mina olen haridus- ja teaduspoliitika kujundamise juures olnud nüüd veidi üle 4 aasta ja lisaks tänasele asekantsleri ametile või sellega kaasnevalt olen ka Inseneriakadeemia juhtkomisjoni esimees ja teatud mõttes ka selle Inseneriakadeemia loomise sünni juures olnud. Et selle valdkonna väljakutseid läbi tunnetanud, olles ise ülikoolis õppejõud, professor ja teadusjuht, siis enne kui liitusin ministeeriumiga. Nii et julgen öelda jah, et auditi põhijäreldused on kahtlemata väga õiged, väga täpselt panevad näpu peale nendele probleemidele. No kui nüüd konkreetsemalt rääkida Inseneriakadeemiast, siis ja selle sünniloost, siis Inseneriakadeemia toetub suurel määral IT-akadeemia positiivsele kogemusele, millele rektor Tiit Land juba ka osutas. Inseneriakadeemia ellukutsumise ajaks oli juba teist tõukefondide perioodi kasutatud IT-akadeemia tegevuste toetamiseks ja mitte küsimusele ainult siis nendes rahalistes vahendites, mis selle sektori väljakutsete lahendamiseks selle erimeetme kaudu suunati, vaid tegelikult ka selles koostöömudelis, mis osutus väga tõhusaks. IT-akadeemia sellise strateegiliste suundade loomisel olid väga suurel määral kaasatud ja on jätkuvalt kaasatud erialaliidud, kellel on väga tugev omanikutunne nende sekkumiste suhtes, kes väga pingsalt jälgivad, kuidas asjad arenevad ja ütleme siis annavad sellelt tööturult väga selgeid signaale oma ootuste kohta. Ja kui me valmistasime ette Inseneriakadeemiat, siis tegelikult püüdsime seda sama positiivset kaasatust tekitada ka Inseneriakadeemias. Arusaadavalt selle valdkonna harude paljusus on väljakutse omaette. Nii nagu Rauno Vinni oma ettekandes osutas, siis insenerid tegutsevad väga laial väljal tööstuses, ehituses, keemiatööstuses, automaatikas, materjalitehnoloogias ja otsapidi ka siis IT-s. Nii et siin sellise väga konsolideeritud ja fokusseeritud nägemuse kujundamine kujunes keerukaks ja see oli tegelikult algusest peale teada. Ma praegu selle jutuga viitan siis sellele Riigikontrolli soovitusele või leiule, et tegelikult ei olnud poliitikakujundajal väga täpset arusaamist, et mis valdkonna insenere on vaja ja võib-olla on INSA tegevuses sellest fookusest puudu. Et ma olen ühtpidi nõus, aga teisalt ka ikkagi juhin tähelepanu sellele, et inseneride nappus on olnud krooniline, läheb tagasi juba aastakümneid. Täna hommikul selleks kohtumiseks valmistudes ma tegin huvi pärast korraks päringu Tigarisse, kus on vanad ajalehed. Me leiame tegelikult juba möödunud sajandi lõpust, aga kasvavalt käesoleva aastatuhande esimestest aastatest kirjutisi, mis juhivad tähelepanu selle kasvavale probleemile, millele ei ole leidunud sobivat lahendust. Ja inseneride puudus on laialdane ja paljusid või peaaegu kõiki sektoreid haarab. Nii et öelda, et tuvastame nüüd need kõige suurema puuduse ja koondame ressursid
neisse, et see on üks võimalik valik, aga INSA loomisel seda küsimust käsitleti, aga just nimelt nende asjaolude tõttu, millele ma äsja just viitasin, leiti, et see sekkumine on mõistlikum just nimelt niimoodi laiapindsena ja selle mõte on ikkagi ka mitte nii-öelda komplementaarselt või teatud mõttes täiendada neid ressursse, mis kõrghariduse tegevustoetuse ja teadus-arendustegevuse tegevustoetuse ja teiste toetuste kaudu on ülikoolide ja kõrgkoolide käsutuses, aga luua ka muutust või toetada seda muutust, et nende rahaliste vahenditega. Ja teatud paradoksina see IT Akadeemia varasem edu on minu hinnangul või ka Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul osaliselt selle inseneride nappuse üks võimalik põhjus, et kui me vaatame Eestit rahvusvahelises võrdluses, siis tegelikult ega meie õppurite või STEM eriala kasuks otsustanud õppurite osakaal ei ole rahvusvahelises võrdluses väike, aga Eesti torkab silma just oma IT-valdkonna õppurite suure osakaaluga. Nii et on ühiskonnas mingi teatud määral võib seda käsitleda lõpliku hulgana noortena või inimestena, kes on valmis oma õpingut pühendama siis STEM-valdkonnale. Ja nüüd selle STEM-valdkonna sisemine jaotus on riikide võrdluses küllalt ebaühtlane ja selle IKT-valdkondade suhteliselt kõrge populaarsus on teatud mõttes teinud karuteene inseneeriale. Ja mis puudutab nüüd, ma loodan, et te annate sõna ka Harno kolleegidele, aga ma kasutan siiski võimalust, et öelda nende INSA Inseneriakadeemia programmide ambitsioonikuse kohta, siis ega selle lähtekoha fikseerimine ja ütleme siis selle ambitsiooni määratlemine ongi olemuslikult küllalt keeruline. Et väljaspool selle kooli taset öelda, et kui palju väljalangevust on võimalik parandada esimesel õppeaastal või kui palju on vastuvõtu eesmärke võimalik tõsta. Et ma olen, kinnitan teile, et ma olen olnud ülikooli prorektorina ja siis mehaanikateaduste valdkonnas professorina ja instituudi direktorina 10 aastat nendes aruteludes. Ja minnes nüüd ajas tagasi näinud seda, et need eesmärgid ei ole kuidagi ise täituvad. Aastaid on räägitud, et kuhu ikkagi õppurid esimesel õppeaastal kaovad, millised need toetavad tegevused õppuritele on, et õpimotivatsiooni hoida ja siis mingisuguste kümnendike või protsendikeste haaval seda muutust püüdnud luua. Me oleme täna olukorras, kus INSA tegevused, mis tegelikult ikkagi lähevad nendele väga, väga selgelt mõjutama õppuri teadlikku valikut ja õpimotivatsiooni. Me räägime juba peale esimest paari aastat INSA tegevust sellest, et väljalangevus on paranenud mitte paar protsenti, vaid 12%. See on märkimisväärne. Ja õppurite arv, nagu rektor Land just äsja nimetas, on kasvanud üle aastate siis tehnika valdkonnas 1530 aastal 22-23, nüüd 2162 aastal 25-26. See on jälle ikkagi trendi, selle pikaajalise trendile vastupidine liikumine. Nii et nõustun kokkuvõttes selle auditi põhijäreldustega ja ütlen, et see oli tolles ajas väga vajalik plaaster sellele karjuvale probleemile. Ma olen nõus sellega, et ka nüüd edasises tegevuses tuleb selle valdkonna ka seotud väljakutsete hoolega silmas pidada ja adresseerida neid niinimetatud juurpõhjuseid, tugevdada huviharidus, huvitegevuse valdkonnas paremini suuta kokku leppida KOV-i ja riigivahelises tööjaotuses ja loomulikult siis nende matemaatika loodusainete õpetamise kvaliteeti laialdaselt põhihariduses ja keskhariduse tasemel tõsta.
aitäh teile tähelepanu eest. Tänan teid ja ma annaksingi sõna proua Kanterile. Tere hommikust! Suur tänu ja mina olen olnud siis Harnos ja selle programmiga seotud nüüd alla 2 aasta ja tõsi ta on, et selle programmi käivitamise faas algas veel ennem minu aega ja see käivitamise faas oli mahukas töö minu eelkäijatel ka just selle tõttu, et tegemist on väga ulatusliku koostööprogrammiga ja muuhulgas on siis projekt tihedalt seotud mitu korda varem mainitud IT-akadeemiaga. Aga selle käivitamise järgselt ka mina pean tunnistama, et see on positiivne, et audit on tehtud programmi nii-öelda esimeses pooles, ehk meil on olnud võimalus nende väärt ettepanekute pinnalt teha kohe kohandusi ja muudatusi ja neid me oleme ka teinud. Et tõesti nende positiivsete trendide eest, mida just ka kolleeg Renno välja tõi, on siis mõned kriitilisemad kohad ja muuhulgas näiteks seesama huviharidusse rohkem investeerimise vajadus, et ka see on meil hetkel reaalselt käsil, et selle programmi sees ressursse osaliselt ringi suunata sinna haridustee algusesse, et tõesti need nõuanded on läinud kohe käiku. Ja mis puudutab tõesti siis Harno vaatest suuremat väljakutset on olnud see, et kui me oleme kaasanud endale väärt tarkade kogu juhtnõukogu näol, siis põhimõtteliselt see programm on võimaldanud tekitada inseneeria valdkonnas sellise katusorganisatsiooni justkui programmi juurde, sest inseneeria erialaliidud ka ei olnud võrreldes näiteks ITL-iga niivõrd tihedalt omavahel koondunud. Et see on olnud juba ekstra boonus sellele programmile ja selle tarkade kogu puhul tõesti on siis olnud üks auditi ettepanek nende strateegilist kompetentsi rohkemalt kasutada ja selle me oleme ka selle aasta alguses juba käivitanud, oleme läbi rääkinud, mil moel oleks see senine panus siis veel kasumlikum, nii et tegevuskavade eel oleks see sisend suurem, kui ta praegu on, kui tegevuskavad on juba mingile kujule vormistatud saanud. Ja teiselt poolt on siis ka see kohtumiste sagedus juhtnõukoguga paika pandud kogu aasta lõikes ja see on oluliselt intensiivsem. Ja teine pool võib-olla, mis ma veel välja tooks, on siis partnerite arvukus ja erinevused, et partnereid on Hinsas 20 ringi, ma mõtlen siin nüüd koole. Ja see oli ka miski, mida me programmi käigus tuvastasime, et meie kogemus varasem ka kõrgkoolidega näitab, et struktuurivahendite käitlemise oskus on seal oluliselt suurem kui näiteks kutsekoolides, mille tõttu võib öelda, et me oleme natukene kutsekoolide võimekust ka alahinnanud ja oleme pidanud siis nüüd käigu pealt suurendama ka seda Arno poolset tuge, sest struktuurivahenditega tegevuste tegemine on täitsa eraldi väljakutse. Seal on oma reeglistik ja see nõuab juhendamist ja selgust ja seda me siis oleme ka juba selle aasta jooksul oluliselt suurendanud. Ma arvan, minu poolt hetkel kõik. Aitäh ja härra Leppimann, Inseneride Liidu juht. Mis teil on enda kaitseks öelda? Trial. Vabandust, mikrofon ei ole vist sees. Ando, mikrofon ei ole vist sees. Trial. Sätetes öeldakse on probleem. Tehisaru karjub meile aukuvaid käske. Trial. Ilmne näide, et internet on Trial. eriti ka tark. Kas nüüd on kuulda? Jaa. Väga tore. Nii. Sätted muudavad väga palju asju.
Tere hommikust ka, et ma kuulasin seda eelnevat diskussiooni ja mulle tundub, et võib-olla üks tähelepanek siia juurde, ma kohe räägin ka sellest Riigikontrolli auditist, mida Eesti Inseneride Liit arvab, aga tegelikult audit keskendub väga palju just sellele pakkumise poolele, ehk siis inseneride insenerihariduse andmisele, eks ju, kuidas me suudame seda haridust anda, kas me suudame inseneri taastoota, aga tegelikult väga palju on ja ka tänasel koosolekul pole tegelikult selle nõudluspoolt esindatud, ehk siis, et tegelikult tööstust või ettevõtlussektorit, et kelle jaoks me tegelikult ju lõppkokkuvõttes neid insenere siis toodame, kes suudavad nendest inseneridest siis tekitada majandusele, eks ju, kasu. Ja Eesti Inseneride Liit ka, me oleme inseneriühenduste esindus, ehk siis, et meie jaoks kindlasti on selline majanduse väljund on väga oluline, aga me otseselt ei esinda ettevõtlussektorit. Ja võib-olla sellest majanduse poolest siin härra rektor juba 2 sõna ütles, aga tõesti, et kui teha selliseid nagu lihtsustatud näiteid, et siis inseneeria on väga oluline majandusele ja inseneride olemasolu, et siin armastan ikkagi tuua võrdlust, eks ju, Soomega näiteks, et kui me vaatame seda, et näiteks Eestis on töötleva tööstuse osakaal circa veerand meie majandusest, ja seal on töötlevas tööstuses inseneride osakaal, eks ju, Eesti puhul kuskil 20%, Soome puhul kuskil 40%, ehk siis lihtsa nagu protsentarvutusega me suudame kohe nagu välja arvutada, et kui palju meil tegelikult just töötleva tööstuse puhul näiteks Soomega võrdluses niimoodi lihtsustatult on siis tootlikkus väiksem tänu inseneride mitterakendamisele. Ja teine võib-olla selline lihtne näide on ka see, et meil on väga palju viimastel aastatel ka siin Euroopa Liidu toetuste kõige muu raames investeeritud tegelikult seadmetesse, ma ei tea, tööstuspinkidesse, kuhu iganes. Aga samas me oleme nende siis investeeringute kasutamisel Euroopa Liidu viimaste seas, ehk siis, et me tegelikult ei kasuta ära seda tehtud investeeringut efektiivselt, kasulikult, mis mõnes mõttes viitab sellele, et meil ei ole tegelikult neid inimesi, keda seal siis rakendada. Aga tulles Riigikontrolli aruande juurde, siis esmalt ma tahaks õudselt kiita, et minu arvates, ja ma proovisin ka ajaloos natuke otsida, et pole sellise põhjalikkusega inseneeria, ma ei tea, aruannet või auditit siin aastakümneid tehtud. Ja tõesti, kuigi ma saan aru, et see esmane vaade oli see, et minnakse otsima seda, et kuidas Inseneriakadeemia ehk siis seesama Euroopa Liidu rahastuse kaudu ellu kutsutud programm on oma eesmärke täitnud, et siis tegelikult ikkagi mindi selle auditiga juurpõhjusteni ja prooviti leida tegelikult üles ka need, ma ei tea, küsimused ja probleemid, mis inseneerias nagu laiemalt on, nii et täiesti arusaadavalt Inseneriakadeemia lahendab ühte osa sellest kogu probleemist. Ja minu arust on see nagu väga kenasti ellu kutsutud, alati saab paremini, aga tõesti, et mulle väga meeldis, et Riigikontrolli aruandes tõepoolest võeti lahti kogu see inseneeria ja inseneri elukaar, ja vaadati neid osasid seal. Ja resoneerub ta tegelikult väga tugevalt nende mõtetega, mis ka Eesti Inseneride Liidul on olnud varasemalt, et esiteks sama ebaselge inseneri määratlus, ma arvan, et sellest hakkab päris palju nagu probleeme meie majanduses ka tegelikult pihta. Ehk siis, et meil räägitakse insenerist kui üldvõistest, tegelikult inseneril ja tehnikaharidusega spetsialistil on üsna suur vahe. Ja tegelikult, kui tööandjad ütlevad, et nad tahavad inseneri, siis tihtipeale nad ei taha inseneri, tihtipeale nad tahavad hoopistki tehnikaharidusega spetsialisti, kes suudaks, ma ei tea, mingisugust masinat, mingit pinki opereerida. Ja insener oma olemuselt on ikkagi see, kes loob midagi uut. Ehk siis, et selline ebaselge inseneri määratlus, ma arvan, et on üks nendest juurpõhjustest ja ma tõesti tunnustan, Riigikontroll on selle väga kenasti välja toonud.
Teine on kindlasti süsteemne inseneride järelkasvu tagamine, ehk siis, et me räägime siin Inseneriakadeemia kontekstis sellest, et kuidas olla siis atraktiivsem siis, ma ei tea, kutsehariduse või kõrgkoolide poole pealt tulevastele õppuritele ja välistada siis nende väljalangemist. Aga tegelikult see süsteemne inseneride järelkasvu tagamine peab algama oluliselt varem, algama huviharidusest, algama algkoolist, et tekitada tegelikult noortesse huvi inseneeria vastu, et neil oleks huvi minna siis tehnikaharidust omandama. Ja see on kindlasti teema, mis tänasel päeval võiks olla oluliselt paremini ellu kutsutud. Kolmas on õpetajate puudus, tehnikaharidust andvate õpetajate puudus. See on karjuv, eriti just kui me vaatame Tallinnast väljapoole või suurtest linnadest väljapoole. Ja neljandana ma tooks välja ikkagi selle inseneride väljundi küsimuse, et kui ma vaatasin ka erinevaid nagu võrdlusi Euroopa riikidega, et siis me oleme oskuste andmise indeksites väga kõrgel kohal. Aga me oleme väga madalatel kohtadel indeksite puhul, kus me tööjõuturule neid oskusi läheme rakendama. Mis teisisõnu näitab seda, et tegelikult me kas nimetame neid inimesi, kes tööjõuturule sisenevad valesti, või siis tegelikult me ei oska neid korralikult, ja ma räägin nüüd tööandjate poole pealt vaadates, et me ei oska neid tööandjate juures nagu korralikult rakendada, ehk siis, et pakume neile vale tööd või ma ei tea, vale töötasu. Nii et need on võib-olla need teemad, mis nagu Inseneride Liitusid kõnetasid, ja nagu ma ütlesin, et siis Inseneriakadeemia oma olemuselt on minu arust väga-väga hea programm. Mina tahaksin Haridus- ja Teadusministeeriumit ja allasutusi siin küll väga kiita, et esiteks on see, kui me enne rääkisime, et see raport Riigikontrolli poolt on esimest korda, et siis ka minu arust Inseneriakadeemia kui selline on selline süsteemselt teemale lähenev, küll võib-olla ühele osale sellest probleemistikust, aga siiski süsteemselt lähenev, eks ju, ellu kutsutud programm. Esmakordselt on olemas ka rahastamine selleks, et midagi teha. Nii et siin ma arvan, et Haridus- ja Teadusministeerium ja Harno on teinud nagu head tööd, parandavad selle protsessi käigus ka võib-olla neid küsimusi, mis siin esile kerkivad. Ja teine, mis võib-olla on hea pool, et ma arvan, et nii riigi kui valitsusväliste organisatsioonide nagu Eesti Inseneride Liit või ka siis erasektori toel tegelikult inseneeria kui selline on tänasel päeval väga popp. Me näeme seda sisseastumiste järgi, eks ju, erinevatesse tehnikaharidust andvatesse koolidesse ja noored tahavad minna inseneeriat õppima. Et võib-olla see kõige olulisem küsimus, mis Inseneride Liidu poole pealt vaadates täna on see, et kas me suudame nendele noortele pakkuda siis nagu head väljundit ja teiseks, kas me suudame tagada selle jätkusuutlikkuse, et see, mis Riigikontroll välja tõi, et tegemist on eurorahade eest ellu kutsutud programmiga, eurorahad ühel hetkel lõpevad ära, et kas siis lõpeb ka nagu selline süsteemne inseneeria arendamine ära või jätkub, et see on võib-olla nagu see kõige suurem küsimus. Aitäh! Aitäh, läheksime küsimuste juurde siis, et olukord on murettekitav. Tootlikkus langeb, inseneride siin näitaja Euroopa Liidu madalaim, töötlev tööstus 21. aastaga võrreldes kukkunud 25. aasta lõpuks 16%, oli Swedbanki analüüs. Aga nüüd on see projekt rahastamise osas, et eelmiseks reedeks pidid ministeeriumid esindama Rahandusministeeriumile Euroopa Liidu uute struktuurvahendite taotlused. Et härra Veintal, et kui suures mahus siis taotluse esitas Haridusministeerium ja kas seal on ka sees siis uueks finantsperspektiiviks selle projekti rahastamine Euroopa Liidu vahenditest Inseneriakadeemia jaoks või te näete, et A, kas seda kaetakse siis tulevikus siseriiklikest vahenditest või B, see ongi tähtajaline ja selleks tõuke andmise järel ei ole enam vajalik selle rahastamisega jätkata? Härra Veintal. Aitäh. Vastus on, et tegelikult mõlemat. Et tõepoolest eelmiseks reedeks HTM esitas oma reformi paketid. Ilmselt täna ei ole aega, et seda sisulist pikemalt ja põhjalikult avada,
aga Inseneriakadeemia on või ütleme siis, kas see on Inseneriakadeemia või kannab ta siis 28 pluss mingit muud nimetust, aga kõrghariduse strateegiliste väljakutsete lahendamiseks on vähemalt tänasel hetkel ATM planeerinud, me räägime veel, eks ole, siin sellest, seal on taga protsess, kus ministeeriumite ettepanekud koonduvad ja tegelikult siis prioriseeritakse, aga meie ettepanek oli 28 pluss perioodil suunata sinna 260 miljonit eurot ja see sisaldab siis temaatilisi sekkumisi muuhulgas inseneeria valdkonnas, aga meil on ka väljakutsed tervishoius, IKT-s ja võib-olla veel mõnes valdkonnas, nii et praegu on selleks planeeritud märkimisväärset vahendit, aga mis veel olulisem, me oleme valmistame ette väljatöötamiskavatsust, mis tegelikult ülikoolide ja teadusasutuste rahastamist tulevikus võiks mõnevõrra teistsugustel alustel suunata. See on nii-öelda plokkrahastamine, ma olen seda käinud Riigikogu kultuurikomisjonis ka tutvustamas ja see plokkrahastamine siis võimaldaks riigil siis nende selles ajas kerkivate strateegiliste väljakutsete lahendamiseks ülikoolidega läbi rääkida siis nii-öelda strateegilise komponendi ja seeläbi siis neid riigieelarvelisi vahendeid võib-olla otstarbekamalt ja tõhusamalt suunata just nimelt nende väljakutsete lahendamiseks. Sest ärme unusta, et praegu kõrghariduse tegevustoetus vastavalt seadusele on sisuliselt algoritmiline, eraldatakse ülikoolidele ja nende vahendite kasutamise osas suunab seda haridusministeeriumi ja ülikoolide vahel sõlmitav haldusleping, aga siis seda ikkagi küllaltki üldistes kategooriates. Minu poolest lepitakse kokku, et Tehnikaülikooliga, et inseneeria valdkonna õppurite lõpetajate arvu või ülikool seab eesmärgiks lõpetajate arvu kasvatamise 20% ja mõnes teises õppekavagrupis võib-olla vastuvõtu piiramist X protsenti. Et praegused kokkulepped on nagu põhimõtteliselt toimivad, aga nagu ma ütlesin, et praegu on väljatöötamiskavatsuse etapis siis see nii-öelda plokkrahastamise idee, mida me saame siis arutada. Aitäh teile. Te ise mainisite halduslepingut, mis on ju ka loomulikult siis kõrghariduse tasemel insenerikoolitusel väga oluline ja meil on praegu olukord, kui me varem rääkisime sellest halduslepingutest, siis nad pidid jõustuma, olema realiseeruma juba 1. jaanuarist 2026. Seda ei ole juhtunud. Mu küsimus, probleem on kõrgkoolide vaates sellega, et sunnitakse sõlmima lepingud, millel ei ole rahalist katet 3 aasta perspektiivis. Ja mu küsimus on, et kaugel selle halduslepingute sõlmimine ministeeriumi vaates praegu on? Läbirääkimised on minu hinnangul lõpetamise etapis, et me ministeeriumis näeme, et me aprilli esimestel päevadel võiksime lepingud allkirjastada, aga loomulikult on ja eelkokkulepped selleks on sõlmitud, tehniliselt on halduslepingud läbi räägitud, aga muidugi on mõistetav, et pikas vaates ei ole kõrghariduse rahastamise osas ju piisavat kindlust ja siin on tegelikult siis jõupingutused selleks, et riigieelarve strateegias siis neid mingisugused kasvud ette näha. Et sel teemal toimuvad veel siin lähematel nädalatel kohtumised. Nii et ma ise olen küll suhteliselt lootusrikas, et meil aprillis õnnestub halduslepingud allkirjastada ja sellega siis ka tegelikult käesolevaks aastaks ette nähtud kõrghariduse
tegevustoetuse täiendused ülikoolidele suunata, sest teadupärast ka 26. aastaks ette nähtud kõrghariduse tegevustoetuse kasv ei ole ülikoolideni jõudnud. Vastavalt seadusele ülikoolid saavad praegu 1/12 eelmise aasta eraldisest. Aitäh, härra asekantsler. Ma mõtlen, et rektor Land on vist meil välja. Kahju oleks tema kommentaariga selle kohta väga oodanud, aga härra Allasel on küsimus, palun. Aitäh. Et minu küsimus on laiem ja Riigikontrollile, et kui, kõigepealt tänan ka, et väga õiged tähelepanekud ja väga oluline valdkond, kus on arenguid vaja. Aga küsimus on järgmine, et kas selle auditi valguses näeksite ka vajadust selliseks laiemaks Eesti haridussüsteemi ja õppeprogrammide analüüsika alates põhikoolist, kus siis vaadatakse erinevate õppeainete sellist integreeritust, seotust insenerivaldkonnaga. Ja minu küsimus tõukub võib-olla ka sellest, et äsja siin Riigikogus tutvustati Eesti inimarengu aruannet ja seal ka viidati ju väga tugevalt, et õppeprogrammides, õppeainetes peaks rohkem faktid asendama seostega. Aitäh. Ma arvan, et inimarengu aruanne on üks näide sellest, et tegelikult ma arvan analüüsidest siin puudus praegu enam ei ole. Et üldiselt eksperdid on ühel meelel selles, et reaalaineid loodusteadusi saab koolides teha huvitavamaks just see kaudu, et muuta nad rohkem praktiliseks ja seostada neid teoreetilisi teadmisi selliste tegevustega, mida just saab ka huviharidusest just kaasa võtta, et Haridus-Teadusministeerium mõnes mõttes tegeleb ka nende teemadega, ehk siis selline suund ju neil on lõimida siis huviharidust ja seda nii-öelda formaalharidust. Siin on ka näiteid Pärnumaalt, kus on päris hästi käima läinud ja ka Inseneriakadeemia raames nüüd on mõned sammud, et see huvihariduse poole pealt seda kaasa aidata. Nüüd meil Riigikontrollina on küll tekkis küsimus, et kas see mõte, et huvihariduses teha raamõppekavad ja rohkem seda valdkonda reguleerida just aitab nüüd kaasa sellele, et meil oleks rohkem selliseid motiveerituid huvihariduse õpetajaid ja nii edasi, aga võib-olla seda oskab ministeerium ise täpsemalt kommenteerida, sest nii sügavuti me sellesse teemasse sisse ei kaevanud, et kuidas seda huviharidust siis reaalselt pakkuma hakata. Aga kui mõelda strateegiliselt, siis see kindlasti on hästi oluline meile ka auditi käigus. Erinevad eksperdid väga palju rääkisid sellest huvihariduse potentsiaalist ja just võimalusest ka lõimida neid kahte teemat. Üks märkus on siin veel, et Haridus-Teadusministeeriumil on tegemisel nii nimetatud MATIK-strateegia meie teada, see on koalitsioonileppes olev ülesanne ja oma vastuses meile aruandes Haridus-Teadusministeerium mainis ka, et neil on tegemist LTT-strateegia. Nüüd ma ei olegi 100% kindel, et kas need on erinevad või samad strateegiad või asjad. Igatahes mõte ju selles on, et ka nüüd sinnasse loodustäppisteaduste valdkonda rohkem energiat panna, et ma täpselt ei tea nüüd, kas või kuidas nüüd see MATIK-strateegia mõjutab seda valdkonda, mis põhikoolis ja üldhariduses laiemalt ette kavatsetakse võelda, et võib-olla siis ministeerium oskab seda ise omalt poolt kommenteerida, aga kindlasti see strateegiliselt on ülioluline, et seda huvi hoida üleval nende reaalainete, loodusainete vastu, mis räägiti meile, oli tavaline jutt, et mingisuguse vanuseni on see täiesti olemas, sest noored käivadki ka robootikaringides ja nii edasi, ja siis ühel hetkel see kukub ära seal umbes, kui need matemaatikat, füüsikat lähevad keeruliseks, et siis paljud noored kaotavad seal kuskil 6. klassis, 7. klassis selle huvi ja sealt hakkabki see nagu kandepind juba kitsenema, et see oleks see hetk, kus võib-olla oleks seda tuge kõige rohkem vaja. Aga see on, ma lihtsalt räägin edasi ekspertide nagu kommentaare. Aitäh. Allasel on täpsustav küsimus, siis annaks ministeeriumile, kes saaks kõigest vastata strateegiate ja huvihariduse kohta. Aitäh, et võib-olla siis ma adresseeringi selle küsimuse ministeeriumile, et mis teie seisukoht on, et kas täna põhihariduses alates ja ka gümnaasiumi tasemel, et siis need õppeprogrammid on piisavalt
integreeritud ja toetavad siis inseneriteadmiste saavutamist, kas neid oleks vaja üle vaadata. Ja siis väike kommentaar selles osas, et huviharidusega sidumine on absoluutselt õige, aga teateid tegelikkuses täna Eestist ju on täna see, et ma olen ise näiteks mingite konkreetsete arenduste käigus trehvanud kokku, et kui täna oleks vaja bioloogia tunnist viia last õpilasi nii-ütelda metsa vaatama, siis asi jääb juba selle taha, et pole bussi võimalik rentida. Eks eriti nüüd selles valguses, kus neid ei tohi vahendeid ka küsida, et seal on väga suur segadus, nii et selle peaks ruttu ära lahendama. Aitäh. Palun, ministeerium. Jaa, aitäh. Siin on päris mitmeid küsimusi ja ma julgen öelda, et kui need oleks lihtsad küsimused, siis nad oleks ilmselt ammu juba lahendatud. Aga kõigepealt hakkame sellest peale, mis asi on matik. Et matemaatika, see on siis eestikeelne vaste rahvusvaheliselt levinud mõistele STEM või mõnedes käsitluses ka STEAM. Ja see on siis matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria ja kunstile lõimitud õppe. Ja selle käsitluse kohaselt praktilise ja probleemlahenduse keskse õppe viis või meetod, mis ühendab siis need mainitud 5 valdkonda. Ja kui nüüd me ei ole olnud päris järjekindlad selles, et kus me räägime ETT-strateegiast või MATIC-strateegiast, siis me räägime MATIC-strateegiast, mille ettevalmistamise on Haridus- ja Teadusministeerium tõesti oma partneritele välja lubanud, see on koalitsioonilepingus kirjas ja sellega me tegeleme. Nii et see MATIC-strateegia siis haarab tervikuna selle valdkonna väljakutsed ja tegevused ja siis koordinatsiooni. Kas see strateegia lahendab need mured, millest meil täna on juttu olnud? Ma arvan, et kahjuks mitte täielikult. Et me ju tegelikult räägime probleemidest, mis eeldavad ühiskondlikke kokkuleppeid, kohati ka seaduste muutmist, seda ei ole võimalik võib-olla üldse teha, sest kui me räägime huvihariduse huvitegevuse vastutusest, siis siit auditist tegelikult tuleb ju ka väga selgelt välja probleem, et see on kohaliku omavalitsuse pädevuses olev küsimus. Ja kohalik omavalitsus korraldab oma kohalikku elu vastavalt oma äranägemisele. Ja kui me vaatame meie huvihariduse struktuuri, siis me näeme, et huvihariduse struktuur ei ole vähemalt osaliselt kooskõlas nende ootustega, mis meil on siis sellele hariduse tipule, kõrgharidusele või ka kutseharidusele. Ja sellesse on võimalik teatud määral sekkuda. Siin ka oleme täna rääkinud, Inseneriakadeemia toetab huvihariduse ja huvitegevusega seotud ettevõtmisi, aga nagu õigesti see audit osundab, siis see kardetavasti ei ole piisav. Ja selle struktuurse muutuse ellukutsumiseks huvihariduses on vaja siis selliseid laiemaid kokkuleppeid, mida meil täna ei ole kahjuks. Ja ma julgen öelda, et need tegelikult otsused omavalitsuse tasemel on ju seotud teatud määral institutsionaliseeritus tasemega. Kui omavalitsus on muusikakool, siis selline institutsioon on olemas, siis on inimesed, kes on selle valdkonna edendamise eest huvitatud, kes kaitsevad seda, räägivad sellest, oma häältega siis neid valikuid suunavad ka volikogu tasemel. Ja kui ei ole omavalitsus sellist institutsiooni, mis tehnika ja tehnoloogia valdkonna huviharidust edendaks, siis ei ole ka kedagi, kes seda kaitseks. Ja siis need tegevused ongi juhusliku laadi, kui me mingi meetme raames riigina kutsume ellu selle, siis mõneks ajaks on MTÜ, kes seda valdkonda veab ja sel hetkel, kui see meede lõpeb, siis ta kaob ära. Nii et nagu väga kiiret ja ulatuslikku muutust siin ma tegelikult kahjuks lubada ei julge. Me teeme selle strateegia jõustamiseks, planeerime ka vahendid, aga
aga see on küsimus, mida tegelikult tuleb edasi ka seadusandja poliitikakujunduse tasemel sellega tuleb edasi tegeleda. Ja, aitäh ministeeriumile vastuste eest. Küsimus ka ministeeriumile, mis puudutab siis inseneride väljaõpet ja mitmed ettevõtted ka mainivad, et inseneride puuduse tõttu tegelikult tehakse uutele siis töötajatele ettevõtted siseseid koolitusi, kuna lihtsalt siis nii-öelda süsteemist ei tule piisavalt pädevaid ja piisavalt palju siis inseneri peale. Ja samas on ka näiteks tarkvara inseneridele tehtud eraldi siis erasektori poolt rahvusvaheline programmeerimiskool CodeJõhvi, mis tegelikult seda just tarkvara inseneride probleemi proovib Eestis lahendada. Kas sellised samalaadsed erasektoriga koostöös tehtud niimoodi kitsas valdkonnas olevad insenerikoolid või inseneri väljaõpped, kas see võiks olla koht, kus Haridus- ja Teadusministeerium võiks rohkem kaasuda, et neid tuleks juurde ja seda inseneride probleemi lahendada siis koostöös erasektori selle sama tööstusega? Aitäh! Ma pean ütlema, et ma olen selle lähenemisviisi suhtes mõnevõrra skeptiline, et samamoodi inseneriõpe on pikk süsteemne õpe. Me oleme ju ka kokku leppinud, et mõnedes valdkondades on põhjendatud integreeritud õppe. Inseneriks õpitakse mitte 3 aastat, vaid 5 aastat. Ja selles olukorras tasemeõppele seatud ootused paratamatult on mõnes mõttes alati ei ole selle hetke vajadusega lõpuni kooskõlas. Et see on, mõnes mõttes on see paratamatus ja mis ei tähenda, et tegelikult ülikoolis programmide juhtimise tasemel ei tuleks tegelikult selle hetke vajaduse täpse arusaamisega ja õppe ümberkordamisega pidevalt tegeleda. Aga arvata, et inseneride nappus on võimalik lahendada selliste ad hoc erasektori initsiatiividega, ma pean ütlema, et ma seda ei jaga, et küll huviga jälgime ja ka toetame ju IT-valdkonna initsiatiive ja oleme ka kontaktis CodeJõhvi ja tegijatega, et IT-valdkonnas on tõesti praegu toimumas seoses tehisintellekti pealetulekuga ja arenguga sellised arengud, mida ei saa kirjeldada aastatega, vaid kuudega, et see vibe koodimise jõudluse soorituse kvalitatiivne hüpe tegelikult seab IT-sektori väga keeruliste valikut, et siin ei ole ilmselt kedagi, kellel oleks see kristallkuul ja ütleks, et kuidas selles olukorras toimida. Sellele ka tegelikult viitas ju rektor Land oma sissejuhatus sõnavõtus. Nii et ma kuidagi välista erasektoriga koostööd, ja seda, et ettevõtted pakuvad töökohal täiendõpet, et ka selleks on tegelikult järgmiseks perioodiks kavas meetmed. Ma seda pean kindlasti nagu väga oluliseks suunaks, et teatud kitsastes valdkondades selle inseneri baasõppele järgnev spetsiifiline sügavuti sellesse rakendusse või erialasse minev koolitus ja väljaõppe toimuks siis tööandjate tugeval osalusel. Ja nende uute koostöömudelite kujundamine kõrgkoolide ja tööandjate koostöös, et see on kindlasti üks oluline suund. Aga seda, et tasemeõpet oleks võimalik kuidagi outsource'ida ettevõtetesse inseneeri valdkonnas, ma ei näe, et see lähemal ajal aitaks inseneride põuda leevendada. Meil on ikkagi vaja korralikku tasemeõpet, mis valmistaks insenerid ette ja sellises püramiidis, eks ole, et bakalaureuse tasemel üldisem ja siis spetsialiseerudes vastavalt Eesti tööstuse ettevõtluse vajadustele rohkem ja siis see viimane tipp töökohal ja sellele järgnev ümber- ja täiendõppe siis insenerikarjääri käigus samuti. Sellist asja, et insener saab valmis
ja suudab 25 aastat või 30 aastat tegevinsenerina toimetada, selle eelduseks on ikkagi pidev areng. Aga siin ma lõpetan, aitäh. Ja, aitäh asekantslerile selle ausa vastuse eest. Kas kellelgi veel küsimusi, tähelepanekuid teema kohta? Kui ei ole, siis ma samamoodi väga tänan Riigikontrolli väga põhjaliku aruande eest ja väga tähtsale teemale tähelepanu juhtimise eest ja samamoodi Haridus- ja Teadusministeeriumi põhjalike vastuste eest ja Internetide Liitu ja liinilt lahkunud rektor Landi samamoodi ja soovin kõigile edu, et selle teemaga edasi tegeleda ja siin tekkis, ma arvan, palju mõtteid, kuidas huviharidust oleks võimalik kuidagi disainida ümber, et aitaks kaasa interneti kasvule Eestis ja samamoodi nende erinevate strateegiad ja nende ellu rakendamine loodetavalt selle interneti puuduse vajadust meil lähiaastatel vähendab. Aitäh!